ma räägiks lühidalt nendest kõigist nendest lastest, kes on meil siin seina peal, kelle fotod on siin seina peal. Tahaks öelda alustuseks seda, et nende fotod ei ole ainult fotoajades, need lapsed on päris meie lapsed. Meil on päris vanemad, kellest me oleme kutsunud osad täna siia, kes on saanud ja julgenud tulla. Mitte keegi meist, kui meil ei ole laps kadunud, ei kujuta ette, mis see tähendab. Meil on läbi aastate kadunud inimesi, keda ei leita. Ja osad juhtumid on juba väga vanad. 10 aastat on seaduse järgi peaks asjad aeguma. See ei tähenda, et me ei jätkaks nende küsimist. Esimene, kellest me tahame rääkida, on 16. jaanuar 2000. 13-aastane Katrin, kelle nime järgi me oleme nimetanud praegu selle häiresüsteemi Katrin. 16. jaanuar aastal 2000 läheb Katrin oma kodust päeval üle põllu ja mööda Ämari vangilaagrist, et minna sõbranna juurde inglise keelt õppima. Ei jõua sinna, et kodu tagasi ta ka ei jõua. Ja Katrin ei ole tänaseks leidnud. Seoses sellega oleks Punarummu oli aastal 2000 selline koht, kus oli 3 vangilaagrit ja sinna sõitis rahvaskaupa üle Eesti pakke tooma ja hiljuti pudeleid kuskil metsa ääres ümber valama ja neid üle aia viskama. Siis on väga oluline, et me saaksime täna küsida sama küsimust, mida küsis menetleja aastal 2000. Kes teab midagi, kes on kuulnud midagi isikust või kuulnud mingisugust juttu sellest, kes nägi või kes teab, kelle Katrin võis sellel peal kokku puutuda, sest Rummule ma seda ta ei jõudnud. Siis palun olge kena, täna möödas 16 aastat, aga sellest võiks teada anda, isegi kui see tundub teile võib-olla ebaoluline. Kunagi ei ole liiga hilja. Kunagi ei ole liiga hilja ja see sama ebaoluline, mis teile tundub, on tegelikult võib-olla selles kaardis, mis menetlevad toimikus on just see, mis on puudu sealt ja see aitab edasi kellelegi, kellega rääkida ja kes omakorda oskab öelda, kellega võib rääkida ja me oleme siiski suutelised maha juhtimine lahendama.